Giljotiin on masin, mis on mõeldud tere. Giljotiin on masin, mis on mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks giljotineerimise ehk giljotiini abil pea maha raiumisega. 1789. aastal tegi arst Joosep Igneis Giljotiin ettepaneku, giljotiini abil pea maha raiumisega. 1789. aastal tegi arst Joosep Giljotiin ettepaneku Prantsusmaa karistussüsteemi muutmiseks. Ta soovitas lõpetada julma ja koletusliku ratnale tõmbamise poomise. Giljotiini on loodud hukkamisriist oli valutu ja muutis hukkamise valutumaks. Kui varem oli pea maha raiumine ainult aristokraatide privileeg, siis nüüd laiendas see masin selle õiguse kõigile ühiskonnakihtidele. 790. aastal Prantsusmaa parlament uue masina läbi löönud. Kutil on kirves käes. Riigi komiteesse kuulus Giljotiin, siis põhijõuks oli kuninga õiuarst. Selliseid hukkamisriist oli keskajalgi kasutatud, kuid selle masina uudsus seisis kolmnurkse kaldservaga teras. Alguses nimetati seda hukkamisriista Louisioniks ja Seteks, kuid peagi hakati seda Giljotiini. Esimesena hukati Giljotiiniga röövel Nicolas Jacques Pelletier 25. aprillil 1792. Giljotiini üks esimesi ohvrid oli Prantsusmaa kuningas Louis XVI, kes hukati 1793. aastal 21. jaanuaril. Viimane avalik hukkumine Giljotiiniga Prantsusmaal toimus 16. juulil 1939. aastal. Eugene Veilman 10. septembril 1977 hukati Hamida Chandoubi. Giljotiini kasutati Prantsusmaal hukkumisriistana aastani 1981. Tänapäeval on giljotiin tehnikas üldnimetus mehhanismidele, millega lõigatakse kaableid, metalllehti, Tänapäeval on giljotiin tehnikas üldnimetus mehhanismidele, millega lõigatakse kaableid, metalllehti, paberit ja muid raiuvat lõikamisel vajavaid materjale.